Harju keskmine. Ikka väga arme. Tal on 3 aru. See on kõik ju vee all. Seda on need õngega püüdnud. Kaldada tundub. Praegu liiga. See oleks ju läinud. Ma olin kõigepealt nüüd tõstanud, kuha seda kätte sain, et ta nagu nii järg ja üle ja pole üldse nagu. Ma ikka lootsin, et ta natuke tumedam. See on väga kena, minule meeldib see värv. Midagi siukest, aga nüüd ma olen selle juba aastaga olnud. Väga võimas kobras. Kopras või super kopras. Vaadake, kui suur see puu on olnud. Ikka väga vähe metsas käinud. Mis see? Ei no vaata, kui äge see välja näeb. Aha. Praegu see on sul vidatud pea. Pooleks lõikama mingi suure pilt. Nii, aga et siis vaatame. Ma tõesti ei tea, kas peaks seda sibulat veel lõikama või... Teile koguseid ei jätku. Tuleb läätsesupp. Aha. Improviseerime. Väga kihvt. Kõige hullem on see, et ma ei oska kohvi teha. Et ma ju ise ei joo. Jaa, porval on. Teeme siis tänase õhtu seminariks siia mõnusasse ringi. On äärmiselt hea meel, et me oleme kõik kohal siin Polupõhjas ja alustame kohapärimuse töörühma 20. sünnipäevale pühendatud seminariga. Ja selle seminari esimeseks etteasteks on sõna Mariannel ja Mari mainis, et päris alguses tuleb veel ka Mallelt midagi, nii et palun. Kuna Malle jäi haigeks kahjuks ja siis ta väga elab meile kaasa ja siis ta kirjutas kõrge palavikuga ühe lehekülje ettekannet meile kaugema mineviku kohta, mis sobiks just kõik alguses, ma arvan. Kuna mul on selline kronoloogiline kiiks täna peaks, et ma tahtsin teha sellise ajajoone, et mõtlesin hästi kujundlikult tõmbaks selle nööri siia, siis lõikaks papist välja kõigi näod ja siis projektid kirjutaks, siis riputaks niimoodi igale poole. Eisen on oma arvukates väljaannetes kasutanud ebamäärasemaid nimetusi nagu esivanemate varandus, kohalised Eesti muinasjutud. Termin kohamõistend on ülekanne saksakeelsestest trükistest Viider Emmelile 2014.
27. aastal asutatud erakorraldussüsteemis leidsid kasutust lühendid nagu OS, Orsage. Jakob Hurda kogumisüleskutsetest võib leida rahvaluule teemade tutvustusi, ent arvatavasti on ta eeldanud, et rahvajuhtude teema lahtiseletamiseks pole erilist vajadust. Oskar Loorits tundis erilist huvi usundiliste muistendite vastu ning suunas täiendavale kogumistööle ka kolleege nagu Põldmäe ja Vidalepp. Eriliselt väärtuslikuks tuleb pidada erakogumistöös spetsiaalset kohamuistendite kogumisaktsiooni koolide kaudu koostöös Haridusministeeriumiga. Juhendajaks oli Vidalepp, kes avaldas 38.9. aastal kogumisaktsiooni lõppedes, 38.9. aasta kogumisaktsiooni lõppedes ka eraldi raamatukese. oi, tore tordikene. Jaa, ja mis siia kirjutatud on? Jaa, erakohapärimus. Jaa, just. Tere! Võib proovida teist korda ka, pole hullu mormeni pabereid. Oligi magneesium veel. Okei, nii, mis ma sellega tegin? Ta teebki nii pidi pildid või? Ma ei tea, kas teistpidi saab ka tegelikult vist. Mul on olnud vist teistpidi pilte või? Siis niimoodi jääks rohkem peale. Nii pidi jääks, kuidas? Rohkem samad võib-olla saab. Aga sa proovi järgmine teistpidi ja... Jõulukress. See läheb Nii, kõik, kes tunnevad, et nad on kohapärimuse töörühmas töötanud kunagi, meiega välitöödel käinud, tulge pildi peale, palun.